aastal siis 1987 sügis saab alguse ansambel. Vaadake sinna üles. Mis kasvab välja ansamblist Medo. Doktor A hakkas mängima rohkem oma loomingut. Algkoosseisus oli Jorma Kolostov, Aivar, Jüri Mets, Jaanus, Meelis Maaniik, Riho Rõngas. 1988. aastal oli koosseisuna mõned mehed olid sõjaväes. Laulis Riho, tehti ka lühikest aega inglisekeelset loomingut, kuni laulma tuli Andres Liivak. 89. aastal tulid ka esimesed suuremad kontserdid ja festivalid nii Tallinnas kui mujal. 90. aastal tuli tagasi laulma Jorma. Ka esimesed stuudiosalvestised said Linnahalli stuudios lindistatud Maa põlen ja Vastu mu öökülma aken. 92. aastal lahkusid doktor Aast, Jaanus ja Riho ja asemele tulid Kalver Meidla, kitarr ja Arno Karis, bass. 93. aastal lahkus Aivar ja klahve hakkas mängima Andrus Kalvet. Taustalauljana liitus ka Sirle Truu. Alates 91. aastast mängiti enam-vähem kõikidel suurematel kontserdid hooaeg korraldati ja loomulikult ka väiksematel üritustel. Ja korraldati ka ise kontserte, listati stuudios uusi lugusid, millest sai 95. aastal doktor A esimene album, kassett, millele kahjuks jätku ei tulnud. Põhjuseid on erinevaid, aga sellest me täna ei räägi. Sest täna tähistame 30. juubelit ning siin ja praegu on laval kõik, kes said täna doktor A-ga taas liituda ja jääme ootama uut albumit. Lavale astub legendaarne doktor A.
Aga nüüd, kui Kalmer kutsus mind lavale, siis mina kutsuksin lava inimese nagu Vikerraadio peamuusikatoimetaja Sten Teppani. Sten Teppan. Sten ütles, et ta ei tahagi kohe väga tulla siia üritusele, aga tegelikult ta tuli, ma tean ise, et ta tuli. Ta tuleb. Ma näen! Tänu temale on doktoraa Vikerraadios ja see saade sai tänu temale tehtud, mida te olete kuulanud kindlasti. Tehke talle üks väga suur aplaus. Sten, mikrofon on sinu. Tere, Sten! Tere! Vaata, Sten, sai selleks kassetist 30 aastat, 1995 ilmus kassett. 1995 ilmusid ka sina. Mul on selline vibra sees, ma ei tea. Kas sa tahad meie esimesest kohtumist rääkida? Jaa, ma võin nii põgusalt natukene. Ma tegelikult alustaksin ühest episoodist, mis juhtus natukene hiljem. See oli aastaid äkki nüüd tänasest minnes 7-8 tagasi. Ja ma tegin õhtupoolset saadet raadios. Ja siis ma mängisin seal ühte doktoraalugu, see oli kuskil umbes 5 paiku õhtul ja tegelikult sellises saates, kui otse-eetrit teil on juba raske midagi kõrvalt teha, sest käed ja jalad on tegemist täisid. Aga ma ei oska öelda, mis tol hetkel juhtus. Mingisugune krõks käis mul sees ja ma ei suuda päriselt panna seda mosaiiki kokku, kus kohast ma sinuga kontakti sain. Kas ma äkki kirjutasin Facebookis või igal juhul ma sain kusagil sinu numbri? Ma ei räägi 95-ndast praegu. Sa räägid kuskil 2000. Jaa. Sa said Kalmeri käest minu telefoninumbri. See oli otse-eetri aeg, saateaeg ja ma tundsin, et see on see koht. Ma sain siis järelikult Kalmeri käest numbri, ma helistasin, meil tulid uudised täistunni aeg ja ma helistasin, ütlesin, et Jorma tead, et ma olen Sten raadiost. Anna andeks, et pidin sinna praegu helistama. Me ei ole mitte kunagi niimoodi silmast silma tõsiselt rääkinud, aga lihtsalt ma tahtsin sulle ära öelda, kui palju see bänd minu jaoks on tähendanud. See oli 3-4 minutit. Minu meelest Jorma oli sel hetkel roolis. Sõitsin Tartust Tallinnasse. Ja mis veel parem, ta ütles, et ma kuulasin just raadios doktoraad. Ja ma vaatasin, mis muusika tuleb ja peale seda helistab mulle Sten veel, ma pidin rabaja saama seal rooliga. Ja siis ma põgusalt rääkisin taldega meie kohtumisest, mis tõesti siis toimus 90-ndate keskel, kusagil siin lähedal, kuna see kant on minu jaoks hästi võõras, siis ma isegi ei tea täpselt, mis rand see oli. See oli Loksa rand ja ma ei kujutagi ette, kuidas sa sinna ära eksisid. Ja siis tookord me tulime ühe suurema kambaga, kes oli umbes sama palju tarvitanud asju nagu teie bänd, kes tuli seal Liivarannas vastu, aga kuna mina olin seda 14-15, siis te võite nüüd ette kujutada umbes samasugust olukorda, nagu igaüks te kohtuksite kusagil tänaval oma kõige suurema lemmikuga täiesti lambist ja ootamatult. See tuli välja, et see doktoraad, et ma olin kuulnud ainult raadiost ja nüüd televiisorist. Ja et see oli see hetk, mis mul on kaasas siiamaani. Tead, Sten, ma ei mäleta poolt oma elu. Ja veel vähem seda, kellega ma rääkinud olen. Ma ei tea, aga sina olid kuidagi nagu teistmoodi, asjalik noormees, millest ma rääkisin? Kuidagi teistmoodi, see oli kuidagi laine nagu. Kahju, et selle ei olnud telefoniga, millega oleks saanud kohe pilti teha. Selliseid variante ei olnud, aga see oli, ma räägin mõnda libra siia, ma sisse kui mõtlen tagasi 30 aastat. Ja ega ma ei tea, see sina oled.
kõige tähtsam asi, millest ma nüüd rääkida tahtsin, aga meie viimane kohtumine, mis meil oli, peale seda ma sõitsin Kalmeriga kodu poolele, ma vist olin pool teel, oli vait lihtsalt. Sest see tundus uskumatuna, et sul on igas autos on doktoraplaat, sa sõidad maale, sa tead täpselt, sa jõuad 2 korda selle plaadi läbi kuulata. Kuramus, ma ei tea isegi mitu korda ma jõuan läbi kuulata, kui ma Tallinnasse jõuan, mina selle pole kunagi mõõtnud. Ja see pani mind lihtsalt ähvastama, 30 aastat inimene kuulab. No, ära nüüd ütle, et sa iga kord seda teed. Ei, päris 30 aastat mitte, aga seda praegu lihtne teha, kui sul on autos niisugune mapp, mis salvestab asjad välja, eks. Siis sa vajutad lihtsalt õige tumbe ja see kohe tuleb. Sellepärast ma mõtlen, et kui sa iga kord seda teed, siis on vaja ka meditsiinilist sekkumist. Või siis mul oli hea mõte võib-olla Pfizerisse helistada, et äkki teevad mingisuguse vaktsiini antidoktoraale. Siin on ega seda mitte ainult sulle, aga seda on paljudel ministri vägidesse toona. Ja rääkida Sindri nahkoskut. Aga mis ma tahaks enne, kui mind siit ära aetakse, panna kogu sellele seltskonnale, keda tõesti muljet avaldab hulk südamele, see, et jätke selle õhtu erilisusmeelde. Seda ei pruugi mitte kunagi enam tulla, et see on tükkike ajaloo. Ja siis veel mul tekkis siuke mõte, et kuna ma enam pilli ei mängi, mul pill on aastaid seina peal seisnud kodus. Nüüd viimane kord ma natukene mängisin, siis vaata, kuna sa oled nii hull fänn, siis on mul siuke, ma võlen gitarr. See on nüüd sinu õpimänguga. Aga see ei ole veel kõik. Et see seina peale panna, siis on niuke seinastend sulle. Ja see ei ole veel kõik. Et see seinastend üldse seina külge saada, siis ma võtsin sulle kaks kruvi ka. Aga laskeme edasi. Inimesed, ma tahaks näha nüüd teie käsi ja suurt aplausi. September! Tulime ühelt Bad-Orange'i keikalt niimoodi ja siis see oli Pärnust sõit siia ja siis ma teadsin, et ma lähen esimesse siis proovi koos doktor A vanade kuttidega. Mul käed värisesid, ausalt öeldes süda värises sees. Ma polnud neid inimesi, neid kahte venda ma näiteks ei olnud näinud, ma arvan. See oli hea arvad mingi. Järsku mingi 35 aastat, kui mitte rohkem. Ja Aivariga me oleme ikka laeva peal ja oleme muudel ajal kohtunud siin, aga vahel ikka helistame. Kõige rohkem ma olen rääkinud Meelisega ja kuna me siin Üheküla poisid oleme, siis oleme siin kokku ka jooksnud. Aga selle Meelisega kuramus kokku jooksmine tähendab alati seda, et kurat, siis tuleb jälle mingi uus lugu raisk, noh.
see lugu, nagu paljud meie nagu kuulajad, kes lugude pealkirjasid teavad, see refrään on pandud kokku parim aasta siis oli 95, ehk siis kui kassett ilmus. Ja nüüd meenutan seda viisima, miks on nii, ehk siis miks on nii, ning ma põlengi praegu üksinda maanteel olles vastu mu öökülma akent. Taeva laes mustad pilved, ma soovin kõigile, et teil ei oleks neid mustasid pilvesid. Nagu Jorma kirjutas need oma muresõnad sinna teksti, ma sooviksin, et teie pilved oleksid kõik ära muutud. Et neid musti pilvi ei oleks ja soovime Jormale ka, et tal ei tuleks neid musti pilvi enam mitte kunagi. Ja nagu selle eelmise loo kohta, ega järgneva loo kohta on mul üks päris magus story tegelikult rääkida. Me olime täitsa, ma arvan, mingi 13-aastased vast olime. Ja sügav kuradi stagna aeg raisk, no. Nagu räime tuleb kohe kuradi kihvatus tuleb peale, kui sellest räägime. Kuradi kurat, no. Aga lõpuks me saime ikkagi oma vabaduse kätte, teeme aplausi Eesti vabadusele. Ja kas kellegi vett on või? Ole vait nüüd. See oli üle võrdleda. Need asjad ju, need jutud nagu see eelmine lugu, kui see tegelikult, kui me Meelisega kuulasime, mis sellest aasta 95 sellest välja tuli see. Meelis, sa mäletad, ma saatsin sulle selle faili, kui me olime selle loo valmis saanud, siis ütlesid, no mees tuli nutt võrku või? Kurat jah, ma siin valan pisavaid täitsa siin kodus. Mõlemad tundsid ära, et kurat, et nüüd see nostalgia laks oli natuke liiga äge. Tavaliselt mehed ei nuta, ütleme nii. Aga sellest tagaajast, kas nüüd on helistik on õige? Ma tahaks kohe väga raevukalt sellest laulda, kuidas tuli mingisugune punane kompartei liige ja ütles minu enda silme all doktoraale, et nii, nüüd vennad, tõmmake pillid seljast välja ja nüüd te lähete koju, sellepärast et seda laulu meie Nõukogude Liidus Eesti NSV-s ei laulda. Aga see viha raisk jäi meie sisse ja see viha jäi meie sisse. Seal metsas serval, sees majas, kus elasid mu vanemad. Seal metsas serval, õigses majas, kus elasid mu vanemad.
ja ma lipun sinimusta valge, me ikka ausalt hoiame ja lahingus selgeks teeme, kes on meist õige eestlane. Seal metsas serval väikses majas, kus elasid mu valega. Seal metsas serval väikses majas, raisk on teha, pesad teinud punased koos. Aitsi ja tša, aitja, aile, metsa venna loeme, aitsi ja tša. No nii, mul on erutus nii suur, et ma hakkan vaikselt ära väsima, aga sellest pole mitte midagi.